Tere tulemast Eesti Vabariigi 107. aastapäeva pidulikule kontsertaktusele. Meil on nii hea meel teid kõiki siin täna näha, ka aukonsul Toomas Heinsood, pühitsemas meiega koos armsa Eesti sünnipäeva. Welcome to our concert ceremony and celebration of Estonia's 107th anniversary. We are so happy to see you all here celebrating Estonia's special day together. Kuna täna pole formaalne teenistus, võite vabalt plaksutada peale esinemisi ja kõnesid. I'd also like to mention that since this isn't a formal church service, feel free to applaud after performances and speeches. Palun seiske lippude defileeks, kaid lippkond Põhja-Raja poolt ja jääge seisma O Canadaks. Please stand if you are able for the entrance of the flags by the Estonian Guides from Põhja-Rada Troop and remain standing for O Canada. Aitäh, võite istuda. Avapalvus on diakon Karl Pajult. The opening prayer by Deacon Karl Paju. Olge tervitatud, kallid kaasmaalased, palun liituge minuga palvesse. Kõigeväeline taevane looja, me oleme sulle igavesti tänulikud ja õnnistame sinu nime, et sa tänasel erilisel päeval oled lubanud meil tulla kokku siia sinu pühasse kotta, et tähistada meie vabariigi 107. aastapäeva. Isa, me teame, et meie vabadus ei ole enesestmõistetav ja see tuli puhtalt sinu tahtest ja nende noorte meeste varatud velest, et meil üldse on oma isamaa, oma kodumaa, millele me oleme truud ja igavesti jääb ta meile kalliks. Isa, maailmas on rasked ajad, sõda ei ole veel Euroopas lõppenud ja me oleme oma mõtetes ukrainlastega koos, kuni üks päev ka nemad jõuavad nende riikide hulka, kus oleme meie, kes on vabad, kes on iseseisvad, kes omal maal ise otsustavad, kuidas asjad käivad. Isa, palun õnnista tänast üritust, tänast pidupäeva, palun ole kõikidega koos, kes siia on kokku kogunenud. Palun õnnista neid, kes seda üritust korraldasid, õnnista ka neid, kes täna siin esinevad, et nad annaksid endast parima ja õnnista kõiki, nii eestlasi kui mitte-eestlasi, kes täna siia on kokku kogunenud, et sellest pühast päevast osa võtta. Isa, me palume seda kõike sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Elagu Eesti, elagu Isamaa.
Sõjaveteranide austamise ja langenetu mälestamise viib läbi Fraternitas Estica, vilistlane Tiit Roomet ja Toronto Eesti meeskoor Avo Kitaski juhatusel. Meeskoor laulab meile ka 2 laulu, Munamäel ja Mu armas Isamaa. Sõjaveteranide nimel võtab sõna Erik Purje. Member of Fraternity Estica Tiit Roomet and the Toronto Estonian Male Choir, conducted by Avo Kitask, will honor our veterans and commemorate the fallen. The male choir will also sing 2 additional songs on Munamägi and My Beloved Fatherland. Erik Purje will speak on behalf of the veterans. Lugupeetud kuulajad, head kaasmaaslased. Täna oleme siin, et tunnustada ja avaldada austus neile vapratele meestele ja naistele, kes andsid oma panuse meie vabaduse ja rahva püsima jäämise eest võitlemisel. Me ei tohi unustada nende ohvreid ega panust, sest just nende läbi on meie rahvas suutnud säilitada oma iseseisvuse ja väärikusega kõige raskematel aegadel. We are gathered here today to recognize and pay tribute, to the brave and men and women who have contributed to the fight for our freedom and the survival of our nation. We must not forget their sacrifices and their efforts, though through them our people have been able to preserve their independence and dignity. Täna oleme siin, et tunnustada ja avaldada austust nende vapratele meestele ja naistele, kes andsid oma panuse, oma vabaduse ja rahva ja püsimise jäämise eest. Eesti vabadussõjas 1918 kuni 20 aastani astusid meie esivanemad julgelt vastu ülekaalutud vaenlastele. Nad võitlesid südamega, teadmisega, et see on võitlus mitte ainult vabaduse, vaid ka Eesti rahva tuleviku eest. Nende kindlus ja uskumatu tahtejõud andsid meile iseseisvuse riigi kingituse, mida me ei tohigi kunagi võtta enestemõisteta vabaks pidada. Teise maailmasõja keerises seisid eestlased taas raskete valikute ees. Korduvate okupatsioonide ja konfliktide keskel leidsid paljud eid sunnitud võitlema võõrastes mundrites, kuid säilitasid südames ja tihti vastuolusid, kui ka nende olukordades säilis eestlaste riik, usk vabadusse. Ja see panus jätkubki tänapäevani. Üle 3000 Eesti sõdurid on tegelenud rahu ja vabaduse tegevustest selles meie vabariigi taas vabaduse ajal. Meie veteranid, kes on näinud sõja tumedat poolt, kannavad endast luguseid vaprust, vastupidavust ja ohverdamist. Nende lood on meie rahva ja ajaloo lahutamatu osa ja nende pärand elab edasi meie vabas Eestis. Today, it is our duty to remember them and to appreciate their efforts, and also our responsibility to do everything in our power to ensure that such sacrifices will never be needed again. Täna on meie kohus neid mälestada, neid vapraid, sõdurid, mehed ja naised. Samuti on meie vastutus teha kõik, et selliseid ohvreid ei oleks tulevikus enam vaja. Me saame seda teha, hoides oma riiki tugevana ja ühtsena, austades minevikku ja väärustatus rahu, mida nad meile nii kalliks hinnaks tõid. Me täname teid, meie kangelased, teie vaprus ja pühendus. See pühendus ei unune meil kunagi. Aitäh!
seal on roosi, üks on vinelõpule, üks on tänapäevale ja teine on tulevikule. Ja olgu kõik meil head mälestused. Suur tänu kõige eest. Austatud korraldajad, head sõbrad, kaasmaalased. Ma olen sügavalt liigutatud, et tohin järjekordselt seista teie ees ja kvitteerida teie tunnustust vägitegude eest, mida ma ei ole korda saatnud. Nende tegude sooritajad puhkavad rahulikku ja õiglast sõduri und. Kuid mul on nende volitus teile täna tänusõnu lausuda. Teie head inimesed olete kestnud üle aja. Sõjaaegse rivilaulu sõnade kohaselt on aeg küll kõik tandrid tasandanud, kuid oma sangareid ei ole Eesti rahvas unustanud. Kui kõrgemad jõud mõõdavad inimlapsele kätte tema elutee, siis jääb selle pikkus tema eest varjatuks, kuni selle hetkeni, mil ta äkki tajub, et ta just astus oma viimase sammu. Kui kedagi hoitakse siin maa peal teistest kauem, siis on selleks põhjus. Minu päris osaks näib olevat kõnelda nende vaprate meeste nimel, kes oma elu hinnaga kaitsesid Eesti maad ja selle rahva vabadust. Selle teadmise valguses pretendeerin ma teie inimlikule mõistmisele ja loodan, et andestate, kui minu tänane sõnavõtt on mõnevõrra minakeskne. Mina sain sõdurikuube kanda üsna lühikest aega, kuid tegelikult on minu sõduripõli olnud pikk. Sellest päevast saab nüüd varsti 90 aastat, kui ema kammis mu juuksetukka siledaks ja saatis mu kooliteele. Ma kõmpisin 6,5 kilomeetrit mööda põldude vahelist kruusateed alevikku, kus mind paigutati koolipinki ja kus ma ka kohe liitusin noorkotkaste organisatsiooniga. Esimeseks olulisemaks sõlmjaamaks minu eluteel kujunes päev, mil ma andsin oma haukapoja tõotuse. Ma ei mäleta enam selle tõotuse teksti. Ma ei mäleta seda hetke, kui mulle kaelad kaela seoti, ega kes see siduja oli. Kuid mul on eredalt meeles see rituaal, millega kogu see sündmus algas. Klassituba oli täis õpilasi ja nende vanemaid. Pinkide ette oli paigutatud laud, laua taga seisis kotkajuht ja kummaski laua otsas üks noorkotkas. Mõlema ees laual oli küünal. Kotkajuhi märguande peale tõmbas üks poistest tikku, süütas oma küünla ja lausus, tuli valgustab. Teine poiss süütas oma küünla ja lausus, tuli soojendab. Kotkajuht sõnas, valitsegu valgus ja soojus meie keskel. Kuulutan tänase piduliku koonduse avatuks. Sel päeval, õigemini sel hetkel, sai minust sõdur. Aastanumber oli 1935.
Me elasime sügavas rahuajas, kuid vabadussõja vaimus kasvatatud poisikese hinge istutati teadmine, et seda rahu tuleb vajaduse korral kaitsta. Et tulel on peale valgustamise ja soojendamise veel teisigi funktsioone, seda selles vanuses pähe ei tulnud. Möödus vaevalt 4 aastat, kui sõjajumal täristas Euroopas piike ja kuulutas, tuli hävitab. Läks veel 3 aastat ja häving jõudis ka meie kodumaale. 13-aastasest poisist selle tõkestajat ei olnud. Ta pidi seda hävingut pealt vaatama, käsed rusikas ja hambad risti. Hävitajad kihutati maalt välja, kuid kui sõjaõnn mõne aasta pärast pöördus ja nad jälle Eesti piire ründasid, siis oli poiss juba nii vana, et temagi pidi sõdurikrüüvi selga tõmbama. Ja sellest kujunes teine oluline sõlmjaam minu eluteel, mis viis mind kodust ja vanematest kaugele eemale paljudeks pikkadeks aastateks. Sõda lõppes. Sõduripõli kestis. Sõduritee ei lõppe enne, kui ta missioon on saavutatud. Kui eesmärk on käes. Sellel teel oli veel palju sõlmjaamu, kuid nende silmitsemine ja analüüsimine ei kuulu tänase pidupäeva atmosfääri. Täna on aeg vaadelda silmapiiril terenduvat lõppjaama. Juba mitmendat aastat seisan ma siin kõnepuldis teise maailmasõja ainsa rivikõlbuliku sõdurina. Ei ole enam kaugel päev, kui me samal viisil kokku tulles ei austa enam Eesti sõdurit, vaid tema mälestust. Ma tsiteerin veel kord eelpool mainitud sõdurilaulu. Vaba Eesti eest palju ei ole, kui neist langeb ka viimane mees. Kuid ma kinnitan teile üht. Kui selle viimase mehe kord on lahkuda, siis ta kindlasti eirab seda kulunud käibefraasi, mille kohaselt viimane peab kustutama tule. See tuli, mille 2 põlvükstes poisikest kauges minevikus süütasid, on vabaduse tuli ja mitte kellelgi ei ole õigus seda kustutada, kõige vähem sõduril. Sõduri kohus on oma viimase hingetõmbega õhutada see leek nii suureks ja võimsaks, et see iial enam ei kustu. Millal see päev saabub, seda ei ole meile teada antud, kuid sellega kaasneva sõduri sõnumi ja oma isikliku palavaema õnnesoovis edastan ma teile praegu. Valitsegu valgus ja soojus meie keskel. See minu lapsepõlvemaalt võrsunud sõnum on ajatuultele vastu pidanud. Aegade rajatuuled ei ole tema ürgset jõudu kustutanud. Head sõbrad, talletage see sõnum oma südames ja pärandage ta järeltulevatele põlvedele. Elagu vaba Eesti!
Kutsun ette tänase aktuse peakõneleja, aktiivse kogukonna liikme Jaak Järve. I would like to invite Jaak Järve, an active member of our Estonian community, to present the keynote address. Kallid kaasmaalased, õpetaja Kalle Kadakas, Tikon Karl Paju, aukonsul Toomas Heinso, sõjaveteraanid Erik Purje, Lembit Maimets, Ülo Isberg. Elul on 3 osa. Homsed lootused, tänapäeva otsused ja eilsed mälestused. Täna ma esitan teile 3 osa. Esimene osa on ühe noore Eesti ema kirjutatud lugu, kes elas väljaspool Torontot. Mis suunas eestlus, eesti keel ja eestluse tulevik? Mis suunas eestlus, see on kahtlemata selge. Kui eestluse suunast rääkida, siis tuleb see suund alal hoida. Sama kindluse, sama tugeva sihiga edasi nagu siiani. On seda tehtud nii välismaal kui meie kodumaal. Oleme mõlemad pooled olukorra tõttu võõras keelt rääkinud. Kodumaal on eesti keele rääkimine ja kirjutamine, lugemine siiski olnud kergem, kuna õppetöö koolides ja ka kõrgemates instituutides on siiski olnud eesti keeles. Kuigi vene keel on olnud sunduslik, nii et kahtlemata on rohkem eestlasi kodumaal, kes paremat eesti keelt räägivad kui meie. Ja on ka neid eestlasi, kes on venestunud, kes segaabielus ja nad eesti keelt ei räägi enam. Kuid mõlemil pool, nii välismaal kui kodumaal on siiski suund sama. Edasi rääkida eesti keelt, meie rahva ja esivanemate keelt, mis on püsinud mitte ainult 100 aastaid, vaid 1000 aastaid. Eestluse suund on senini olnud tugev, sest ka eestlased on põhiliselt tugev rahvas. Kuid meil on ka vigu ja üks neist suur kadedus teise kaaseestlaste vastu, mis tekitab tihti lahkhelised ja läbisaamine ühistoos koos tihti üks suur takistus. Oleme siiski suutnud alal hoida välismaal Eesti kirikud, koolid, kirjandust, laulu, rahvatantsu, teatrit, kujutav kunsti ja palju teisi gruppe ja organisatsioone. See on tubli töö ja raske vaevaga saavutatud pika aja jooksul.
1000 eestlastest ühinen tuhandete teiste eestlastega, kes minu mõtetega ühinevad, et tänada südamest kõiki need, kes on alustanud ja edasi püüavad hoida seda eestlust, mis on siiani püsinud. Olin ainult 6-aastane, kui ema mind käe kõrvale võttis endaga kaasa Saksamaale, sealt edasi Lõuna-Ameerikasse, Venezuelasse ja siis Kanadasse. 10-aastaselt oskasin eesti, saksa ja inglise keelt ning hiljem hispaania keelt. Lapsena kippusin hispaania keelt kodus rääkima, kuid siiski vanem vend ja ema panid korra majja, et kodus räägime eesti keelt. Võiksin minna edasi ja nimetada, kuidas mina 14 aastat elades väljaspool Torontot püüdsin oma 4 lapsele eesti keelt õpetada. Kõigepealt panin lastele eestipärased nimed, nagu näiteks vanem poeg Jaak, 2 A-ga, kes on alati olnud Eesti Jaak, kuid mitte kunagi Jack. Poiss maast madalast ütles teistele lastele ja õpetajatele, et minu vanemad on eestlased. See on eesti nimi, mis tuleb niimoodi hääldada. They couldn't say Jaak. They tried, they couldn't. Came out all in different variations. Tahan nimetada, et püüame lastele maast madalast edasi anda neid oskusi ja teadmisi eesti ja eesti keele kohta oma kodudes, nagu seda enne meid on tehtud. Olen kohanud üht noort ema, kes inglise keeles küsis, kus on Toronto Eesti maja. Ütles end olevat eestlane, kuna mõlemad vanemad on eestlased, kes kahjuks talle eesti keelt kodus ei õpetanud. Tal endal oli aga noor tütreke käe kõrval ja tahab, et temale õpetakse keegi eesti keelt. See on ainult üks juhus, nii mitme teise erineva juhusega. See noor ema oli minu ema. Nüüd teine osa on üks noor mees luuletaja. Luule nimi on Rahvuslus. Oma maa meestega koos olla on justkui ennast peeglist näha või aegu möödunud meenutada ja maad, kust algas mu rada. Oma maa mehed on justkui vennad, samad neil rõõmud ja mured, samad ka mõtted ja keelesõnad. Kõrvale armas, kui kuuled. Oma maa mehed on enam kui vennad ja nende mõtted ja teod on meie võitleva rahva relvad. Meid rahvuslus seob. See oli minu onu, Ants Vomm. Ja nüüd see on see 3. ja viimane osa. 10 aastat peale iseseisvust, 6. veebruaril 1928. aastal riigivanem Jaan Tõnisson kirjutas: siin ootab meie põlve palju vaeva, hoolt ja enesepingutust. Igal üksikul kaasaegsest tuleb seejuures läbi käia suurest sisemist murrangust, et vabanedes mineviku vangistusest valmida iseseisva Eesti uuele olukorrale ja uutele nõuetele. Ainult sel teel võib meie põlv täita ajaloolikku ülesannet, mis meie oleme oma peale võtnud kätt süüdikalt välja sirutades rahva ülema vararahvusliku vabaduse ja riikliku iseseisvuse järele. 1967. aastal Vello Huubel pidas vabariigi aktuse kõne, kus ta ütles 24.
veebruaril möödus 49 aastat päevast, kui kuulutati välja eestlaste oma riik. See otsustav veebruaripäev on libisenud ajaloo uduloori, kuid selle pöördelise sündmuse tähtsus ei lase meid seda päeva iialgi unustada. See päev on muutunud meile eestlastele rahvuslikuks traditsiooniks, mis kehastab meie rahva tugevaid põhimõtteid, vabaduspüüdlust ja võitlusvalmidust. See päev olgu pühenduseks Eesti rahvale, tema võitudele ja kaotustele. Eesti sai uuesti vabaks 20. augustil 1991. aastal. See on nüüd 34 aastat tagasi. Tänapäeval me elame väga rahutus ja segases maailmas. Kõik, mida meie teeme täna, kukub eilse päeva peale. Tulevik muudab olevikuks ja olevik muudab minevikuks. Kokkuvõttes kõik, mida sa teed täna või homme, alati läheb minevikuks. Me igaüks kirjutame oma enda eluloo minevikule. Ainuke asi, mis jääb, on mälestused oma minevikust. Seda tuleb kaitsta. Elu on nagu malemäng, kus on tarvis teha õiged ja tarke käikusi, et sul mäng läheb hästi. Kui sa teed halvad käikusi, siis mäng läheb raskemaks ja keerulisemaks, kus võid kaotada mängu. Keegi ei oska ette näha, mis tulevik toob. See on, miks on tähtis kasutada tänapäeval kõik su tarkust ja loomise võimet, et kindlustada, et sul jääb hea minevik ja ilusad mälestused. Täna ma jagan oma tarkusi, mida olen ise õppinud minu minevikust. Kui olin laps, siis Piibel ütles, austa oma isa ja ema, et sinu käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal. Kui olin 8-aastane, siis isa pani mind Lempitusskaudi lipkonda, kus Heino Jõe õpetas poistele, et ühenduses on jõud ja meie juhtlause oli kui üks süda ja üks hing. Minu isa Tõnu Järve andis mulle 3 tarkust. Isegi hobune sünnitab hobust autogaraažis. Saite aru, jah? Okei. Sama asi läheb eestlase kohta, okei? Need, kes ei taipad esimest korda. Kõikide kirikute tornid rihivad ikka taeva poole. Ära kunagi anna alla. Minu tädi Laine Agur jättis mulle järgmise tarkuse. Meil on kõiki tarvis. Igaüks toob midagi lauale. Minu lapsepõlve ajalooline kangelane oli Davy Crockett. Okei, oli. Ja tema jättis mulle tarkuse, ole kindel, et sul on õige plaan, siis mine edasi. Viimane leht, okei. Mul hea sõber Vive Pruuli Montrealist ütles mulle, seal on 3 sorti inimtüüpe. Ühed, kes teevad, teised, kes vaatavad pealt ja siis 3, kes ei tea üldse, mis on käimas. Vive isa Karl Pruuli oli ka üks tarklane. Ükskord, kui ta kuulas kirikuõpetaja jutlust ja õpetaja ütles, et Jumal on nii võimas, et saab luua nii suurt puud, kus 16 meest ei saanud käsikäis seda seista ümber selle puu. Karl pani käe ülesse sealt kiriku tagant ja ütles, hõiskas, aga 7 meest said. Kui olin Toronto ülikoolis õppides loodusteadust, mul ainukene tarkus, mis jäi meelde, lugesin Harthausi kämpsu seina pealt. Okay, this I'm going to tell you in English. Here I am in Harthouse,
I'm in the washroom and, the graffiti is there. And there it's written, God is dead. Nietzsche. You know who Nietzsche was? German philosopher. Underneath that, somebody wrote, Nietzsche is dead. God. Isn't that funny? That's what you remember from university? Okay. Minu veresugulane Valter Rand kirjutas 1994. aastal Eestlus on looming ja oli selle globaalse eestluse autor. 2 kõvat tarkust, mida ta levitas oli, kui kodus ei ole armastus, siis kodurahvas jookseb ära. Teiseks tuleb austada ja respekteerida diversiteeti mõttes, sõnas ja tegudes. Ajalugu näitab, et on mindud sõtta ja tehtud revolutsioone selleks, et ühendada, samastada, saavutada võrdsust ja ehitada suurt ühiskondlikku tervikut. Mitte ainult abstraktses, vaid ka füüsilises ja reaalses mõttes. See on olnud lootusetu võitlus diversiteedi vastu ja unitaarsuse ja univoormsuse eest. Suured ideaalid jäävad saavutamata, kuna isegi abstraktsed võimaliku unitaarsuse ja univoormsuse printsiibid on vähe tuntud. Albert Einstein on kirjeldanud, et tarkus on hea, aga loomise võime on veel tähtsam. Kui vanemad pöördusid Einsteini poole ja küsisid, kuidas me kasvatame meie lapsi intellektuaalsemaks, siis Einstein vastas, lase neil lugeda muinasjutte. Vanemad siis küsisid veel kord, kuidas meie teeme lapsed veel intellektuaalsemaks. Einstein vastas, lase neil lugeda veel muinasjutte. Viimane tarkuskild, mida jagan, on oma vana onu Jaan Järve käest, kes luges ette veel kord Eesti iseseisvuse manifesti 24. veebruaril 1918 Endla teatri rõdult Pärnus. Hugo Kuusner oli esimene, kes luges ette Eesti iseseisvuse manifesti samal rõdul päev varem 23. veebruaril. Peamine Jaan Järve juhtmõte oli, ole külm või ole soe, ära ole leige. Hoiame meie rahva keele ja meele. Hoiame meie rahva kultuuri ja traditsioone. Kasutame õiged ja kindlad sammud, et kaitsta meie tulevikku, olevikku ja minevikku. Kindlustame, et meie rahva muinasjutt lõpeb ainult hästi. Sündida eestlane on kerge. Elada eestlane on raskem. Surra eestlane on au. Elagu armastus kaaseestlaste vastu. Elagu mitmekesisus ja loomise võime. Elagu vaba Eesti. Elagu Toronto Eesti Selts. Ma tänan. Aitäh, Jaak! Nüüd esinevad ühendkoorina meile 3 palaga Estonia koor ja Toronto Eesti meeskoor. Dirigeerivad Ingrid Silm ja Avo Kitask, saadab Erik Reem. Estonia Choir and Toronto Estonian Male Choir will now perform 3 pieces for us, conducted by Ingrid Silm and Avo Kitask, and accompanied by Erik Reem.
Lõppsõna on Toronto Eesti Seltsi esinaiselt Anneliis Keelmanilt, kes ei saanud kahjuks meie seas siin täna viibida. The closing remarks are from the chair of the Toronto Estonian Society, Anneliis Keelman, who unfortunately could not be here with us today. See kõlab järgmiselt. Armsad kaaseestlased, dear friends, Toronto Eesti Seltsi nimel on minul meeldiv ülesanne tänada meie tänaiseid esinejaid. It is my distinct pleasure to thank all those who helped with today's festivities. Kõigepealt meie aktuse peakõnelejad Jaak Järvet inspireeriva ja rahvusmeelse aktuse kõne eest. Diakon Karl Paju pühaliku palvuse eest ja õpetaja Kalle Kadakat, kes peab meile söögipalve alumises saalis. Eesti Korporatsioonide Liidu presideeriva konvendi korp Fraternitas Estica vilistlane Tiit Roomet soliidse sõjaveteranide austamise ja langenute mälestamise eest. Tänan ka meie austatud sõjaveterani Erik Purjet siira, südamliku ja päevakohese sõnavõtu eest. Estonia koori ning Toronto Eesti meeskoori võimsa ja südant soojendava laulu eest Ingrid Silma ja Avo Kitaski juhatusel ning Erik Reemi klaveri saate eest. Põhjarada vanemkaidid Tuuli Leivat ja Eila Uukkivi korrapärase lipuvalve eest. As you know, it takes a very capable team to organize such an event, and so I thank my fellow board members. Samuti tänan Toronto Eesti Seltsi juhatuse liikmeid, kes abistasid korraldamisega. Epp Aruja, Kati Kiilaspea, Piret Komi, Ilmar Lepik, Anne Orunuk ja Elle Rosenberg. Palju tänu kuulub andekale heli- ja videotoimkonnale, Tauno Mölder ja Margus Jukum nende abi eest. We hope that the video from today's concert ceremony will soon be available for viewing on the digital platforms of Estonian Life and Estonian World Review. Thank you to our generous sponsors, Estonian Ecumenical Relief Organization, Estonian Foundation of Canada, and Ehadare Foundation, as well as our supporters, Estonian Relief Committee in Canada, Northern Bridge Credit Union, and the Toronto Estonian Rifle and Pistol Club. Suurim tänu kuulub teile, meie publikule, kes tulid pühitsema meie Eesti Vabariigi 107. aastapäeva. Soovime meie isamaale palju õnne sünnipäeva puhul ja jõudu edaspidiseks tegevuseks. Elagu Eesti! Toronto Eesti Seltsi peamine ülesanne on vabariigi aastapäeva korraldamine. Sellega toetame meie noori, lasteaeda ja koole. Paluksime, et Toronto Eesti Seltsi tegevus oleks iga Toronto eestlase südameasjaks ja tulge ka meile liikmeks. Liikmemaks on samuti toetus Seltsi tegevuseks koos ürituste puhastuluga. Järgmine üritus on Oktoberfest, mis toimub üle 2 päeva, 17. ja 18. oktoobril. See on pidu, turg, kultuurilised tegevused ja nii edasi. See toimub Läti majas koos lätlastega, pilunud organiseerija Jaak Järve eestvedamisel. Märkige kalendritesse juba nüüd. Peale kontsertaktus leiab aset rikkalik külmlaud kiriku alumises saalis, millele pääseb randmepaela näitamisega. Alustame söögipalvega. If you would like to purchase a wristband, please see Epp Aruja, who will know if we have room to accommodate anyone due to the possibility of some people not attending, and I believe there are a few spots left. When all are seated, Reverend Kalle Kadakas will say grace. Ja nüüd tõuseme ja laulame üheskoos Eesti hümni ja jääme seisma lippude väljaminekuks. Please rise as you are able.